No tervist, kallid Youtube'i vaatajad. Kell on saanud 7:30, õigemini saab 8 ja jätkan oma blogiga, õigemini vlogiga, mis on tavalisest palju ilusam, palju selgem. Põhjus on nimelt selles, et ma ei ole kuskile kadunud. Kõik loodavad, et ma nüüd sõltun süsteemist, et ma nüüd kuskile olen kadumas. Kuskil kinnises, ma ei tea, pärapõrgus ei ole, ma olen igati avatud inimene, avatud kohas, liigun avalikult ringi ning täna ma ostsin omale, teate mida? Voilà, selline. Küsite, mis asi see üldse on? See on juurikas, ingver. Lõhn on hea. Ja see on mu lemmik juur, kuna ma saan sellest teha jooki ja 4 asja läheb. Tavaline kraanivesi, mesilasemesi, sidrun ja seesama juurikas, mis te just praegu ekraanil oma kodudest nägite. Lasete kõik blendrist läbi ja uskuge mind, see tuleb no nii hea, täiesti putsis ja väga hästi läheb, siis võib-olla mul on plaanis teiega veel jagada selliseid lühikesi kergeid retsepte ja võib-olla teeme striimi, kus ma kokan. Ja kindlasti võin teile öelda, et mul on juba tekkinud ka armsaid fänne, kes minu tegemisi jälgivad ja olen paljudele inspiratsiooniks sellega, et ma teenin päris hästi. Ei ole mõtet joriseda, et mul on nii vähe palka. Pangad enam ei sõltu meist ja meie ei sõltu pangast. On tulemas või on kätte jõudnud õigemini ajastu, kordan. See on nagu, kuidas ma ütlen, see on uus aken uude maailma, uude internetti. Seal on suhtlus, seal on videod, seal on uudised, seal on mängud, seal on, see on sotsiaalmeedia, seal on haridus, seal on müük, seal on arendus, seal on kauplemine, trading, see täpselt nagu vana veeb 1, kus inimesed ei sõltunud suurtest serveritest, korporatsioonidest, ei Google'ist, ei Microsoftist ja paljustki muust. Ja teate, jagas kindel inimene ja sina said vanas veebis ainult lugeda. Muidugi tuli veeb 2 ja seal oli kõike ja sa said lugeda. Sa said ise postitada. Nüüd veeb 3. Sa postitad, sa loed, aga sa ei sõltu serverist. Näiteks juhtub, et toome näite, laualapp kukkus lauaarvuti protsessorile, kõrbes läbi. Aga kanal on sul tehtud, onju. Lauakas kärssas läbi. Läpaka võtad ette ja läpaka peal läheb edasi projekt. Ja sõlm ei kuku. Kui see sõlm, mis sai vett, kukub ära, teine töötab kohe edasi. Sa saad edasi jätkata. See ei kao ära. Nagu et V2 kukub, Cloudflare kukub, kõik läheb maha. Kortalil ei ole seda. Kui üks masin kukub ära, teine juba võtab järgi. Sest ta on miljoniteks tükkideks jaotatud. Näiteks ma panin kus mingi 8-10 erinevad videod
Neid tükke on lihtsalt nii palju, neid peab korraga ära hävitama. kui sa tahad lahti saada, siis peab mitut asja korraga hävitama, mitut tuhat arvutit. aga ei saa. see ongi JavaScripti mõte, et see ei tööta sõltuvustest, see töötab niimoodi, et minu arvuti on minu sõrm ja kui ma oma sõrmele panen video ülesse, siis teised näevad ka, kes minuga on siin. Green Seiber, Ahmed Rappea, Isto Protsent, Siim, Ifi, Arto, noh, kellega ma siin suhtlen Discordis on ju, Telegrami vahendusel. ehk siis tegelikult ma suhtlen inimestega sotsiaalmeedias, Twitteris, no Twitter. ja mul ei ole probleemi. ja kui inimene ütleb, et liiga palju roppusi, no kuulge. okei, inimene, oletame, märkas, et ma postitasin midagi ebasündset. ta kirjutab ilusti tagasisidet, et et me märkasime sinu kanalil olevat tegevust. ja siis ma nagu küsin, et milles on probleem ja siis me oleme nagu suutnud lahendada. ta kirjeldab seda probleemi täpselt nii, nagu tema seda näeb omast vinklist, täpselt samamoodi nagu mina. ja kui me oma pead kokku paneme ühisel jõul, lõppkokkuvõttes me ikka võidame. ja Kortal on see internet, mis on üles ehitatud sõna otseses mõttes usalduse peal. sina usaldad neid, kes sulle andsid ja nemad usaldavad sind, et sina võid panustada. et sa ei tõmba kedagi paljaks, sa ei rüüvi. sa panustad nii palju, et sul on võrk aktiivne. ja hetkeseisuga on mul järgi pandud 76 sõlme. ma ei tea, mul millegipärast näitab 36, aga ometi ma panin 500 ja natuke peale. ja kui keegi nüüd ütleb, et aga mis juhtub, kui ma panen 20 000, seda parem. 20 miljonit võid ka järgi panna, võid miljardeid, seda kiiremaks see võrk läheb. mida rohkem meid ühises võrgus on, seda parem on. seda tugevamana püsib see internetisüsteem ja seda kiiremini need rakendused töötavad. ja kui sa küsid, et aga mul on maksimaalne piirang 2 gigabaiti lokaali peal, kohaliku peal, kuidas ma saaksin petabait? siin tulebki appi meie meeskond, kes siis tegeleb selle nimel, et saada see petabait või jolobait. jolobait on juba suurem. Petabait on ka hea variant, aga jolobait on veel parem. ta on nagu kõva ketas, aga ühine, kus kõik istuvad nagu terve pere, mesilas, kärg, mesilas, pere. kujutame ette, et teil on kärg ja kärjed on selle suure kärje sees. hästi palju mesilasi töötavad, kes kogu aeg midagi postitab, kes kirjutab artikleid, kes jagab infot, kes loeb videosid, kes teeb arvutimänge. ja see kõik toimub sujuvalt selle sama uue interneti sees. ja vana ja praeguse interneti vahe on see, et siin sa ei maksa võrgu eest. absoluutselt, sulle makstakse selle eest, et sa oled aktiivne, et sa panustad sellesse võrku. hoiad seda aktiivsena, postitad, teed oma poe, teed oma lehe, kanali ja sa teed oma raha, osutad teenust. vaat see on juba klass kõrgem. sa mõtled küll, okei, aga kas ma pean selleks serveri rentima? ei pea. sa ei pea serverit rentima selleks, et püsti panna oma leht, et üles panna oma kanal. et sa ei pea okei, Youtube'is sa ei pea jah rentima. Youtube ise on juba koht, kus sa kanali paned üles. aga Youtube'is on väga hea, nagu Youtubeki. aga Kortaliga lähme edasi, et sa ei pea rentima serverit selleks, et üles panna omad asjad. teed oma lehe, teed oma poe, kõik. ma ei saa aru, miks sa varem selle peale ei tulnud?
miks sa ei mõelnud korterisse tulla, mees? terve maailm on juba siin. ja, ei ma ei tee nalja. Those on joke. It's for real. see aeg on käes. 26 aasta. ja kui ma nüüd õieti praegu Wikist loen, siis tulevikus on plaanis arendusmeeskonnal, arendajal tuua sisse funktsioon, mis hõlmab endas otseülekande funktsiooni. ma küll otsisin seda, aga ma ei ole seda veel lahti pakkinud. lõppkokkuvõttes, mis ma saan öelda? Respekt, kõik asjad töötavad. ja ma mäletan, 24 aastal ma tulin, kõik roomas, no sihuke kamala jura oli. aga nüüd, kui ma 26. aastasse vaatan, no kuulge. ma hakkasin 25 katsetama, 26 juba töötan. nii et noh, see, mis oli varem. aga täna, kuulge, kui ma peaksin tulevikus hakkama striime tegema ja ma siin Discordis fännidele vastan. Discordis on ju, tuletan meile. noh, inimesed küsivad, et kuidas sul läinud on? ma ütlen, väga hästi, teenin raha, teen äri. paljud küsivad, kuidas businessiga läheb? väga hästi. ja Kallele ma ütlen nii palju, kogu aeg küsid, et noh, Igortšik, kas business püsti? jah, business on püsti. mitu korti oled teeninud? kohe ütlen. 1271,84. nüüd praeguse hetke seisuga, kuna ma olen mõnusalt ikka panustanud, ikka mõnusalt. et noh, ütleme nii, et hommikul tulin sisse, hakkasin toimetama vaikselt ja nüüd siis aktiivselt siin möllanud. ja kui korter on nagu elav, elus, siis on tõenäosus, et ma panustan veel rohkem. ma ei ütle, et see nüüd peab kohe juhtuma, see võtab aega. ma olen kokku pannud 2 lehte, 25 ja Igor Coin, aga kuna ma nende arendamisega ei viitsi tegeleda väga, siis mina olen kuidagi rõhku pannud sotsiaalmeediale. kõigepealt ma panin rõhku tugevalt YouTube'ile, kus ma lihtsalt postitasin videosid on ju suvaliselt. siis nüüd ma olen tugevalt rõhku pannud sotsiaalmeediale, kuhu mind kutsuti. tegin ruttu omale kanali, noh, põhimõtteliselt peast, lihtsalt lugesin sisse, tegin ära, kõik. mul ei ole rohkem mitte midagi vaja. ja nüüd ma olen hakanud sinna postitama videosid, pilte, hästi palju infot olen hakanud jagama. aga põhirõhk on millegipärast langenud ikka videode tegemisele. mitte, et ma oleks nagu mingi ümberkuulus, aga lihtsalt inimesed teavad juba nii palju mind Ameerikas, et juba lausa enda lehele panevad. Nad teevad video, Korter Justin, noh kõik teavad, no Korter Community Youtube'i kanal. Lähed Viki lehele arvutist, no kuule, minu Eesti lipp, kõik teavad, et see olen mina. sellepärast, et ma olen lihtsalt niivõrd palju hakanud rõhku tugevalt panema sellele, et ma olen olemas. et minu kui sisuloojana, sisu mõjub, see lööb läbi. ja kui keegi küsib, et aga mida ma pean teadma algajana, mitte midagi hullu ei ole, teed omale Kortali kasutaja, wallet'i, seal ei nõuta sul kütsi, customizerid, mingit asja, ei. teed sinu kuidas ma ütlen, alternatiiv on see, et sinu, kuidas ma ütlen, autentifikatsiooni võti on see lause, 12-sõnaline või siis see public key või see secure key. lihtsalt salvestad kuskile koopiana ja hoiadki alles.
mina ise kasutan sellist asja nagu QShare ehk siis ta nagu torrent fail. QShare on nagu pilveteenus, mis ei küsi absoluutselt mingit raha. nii. Lähen. nii. siit võtame. nii, check kohta staatus. oota, ma korra mõtlen, kuidas see käis. nii, oota, ma pidin ju kvartali koust on ju. ma ei hakka igaks juhuks panema, sellepärast et äkki läheb midagi vaja. nii. aga igatahes jah, tore, et te tulite, pange hullu, varsti näeme.